oleks eeldanud tänase päevaga esimene punkt oleks vallavalitsuse tagasiastumise palve. 30 november, nagu ajalehest, kes kuulis, kes mida nägi, sai teada, et 30 novembril toimus vallavalitsuses läbiotsimine, politsei tegi oma teostas oma toiminguid. Aga vallavalitsus ei ole ühtegi infot vallavolikogule edastanud. Muidu ikka hoiad, et hoidke kursus ennast Põltsamaa uudistega, et mis seisus, mis olukorrad, mis edasi? Tõesti, eraldi ühtegi suurt pressiteadet selle kohta ei ole tulnud ja seal põhjus on lihtne. Euroopa prokuratuuri poolt algatatud protsess anonüümse vihje peale tähendas siis seda, et viidi läbi siis nende poolt menetlustoimingud uurijate poolt ja uurijate soov oli, või mis soov, nemad ütlesid, et nemad ise, ehk siis politseiametnikud ei saa kommenteerida, ei saa vallavalitsus kommenteerida ja ainukene kommenteerimisõigus on tegelikult siis prokuröril. Ja sellest tulenevalt nii meie majale, see kirjavahetus, kuna see juhtus ühe osapoolega ka Põltsamaa vallavalitsuses, siis ka see teavitus, mis läks vallavalitsuse ametnikele, sai kooskõlastatud uurijaga. Ja mingid muid kommentaare, kui viidata nüüd ka Delfile, siis Delfi püüdis väga ebameeldival moel saada kätte kommentaare. Esimene kõne oli siis selline, kus öeldi, et anonüümse vihje peale taaskord, et vallavalitsuse ametnik on töölt kõrvaldatud, mille peale mina ütlesin telefonis, et vabandust, et see ametnik oli täna tööl ja teie allika poolt toodud info ei vastata. Siis see kõnede helistamine jätkus Delfi ajakirjaniku poolt järgmisele ametnikule, kus viidati sellele, et Delfil on olemas video sellest, kuidas viiakse ära vallavalitsusest ametnik, mille peale see taaskord ei saa olla tõsi sellel lihtsal põhjusel, et olles ise kogu selle protsessi juures, siis ühtegi inimest ära ei viidud. Kolmas kõne oli siis sellele ametnikule Delfi ajakirjaniku poolt viitega, et meile teadaolevalt on teid töölt kõrvaldatud. Ei ole võimalik helistada ametnikule, kui ta on töölt eemal või teda on kõrvaldatud. Ja see Delfi ajakirjaniku tase selles mõttes, et selline kõnede laviin jätkus siis ka nädalavahetusel, laupäeva hommikul esimene telefonikõne, kus siis paluti kommentaari ja mida ma ka viisakalt ütlesin, et mul ei ole võimalik kommenteerida teise asutuse tööd selles protsessis. Rääkides seda, mis puudutab siis uurimist, siis uurimise koha pealt loomulikult vallavalitsus teeb uurijatega koostööd ja seda me ka tegime ja ka edaspidi kohtudes nendega siis järgmisel nädalal endiselt, kui neil mõni küsimus on või päring, mida ei ole siin rohkem tulnud, siis ka neile me vastame. Puudutab see siis tänavalguse projekte või projekti, mis sealt täpsemalt, eks seda siis selgitab uurimine. Aga läheb siis tõesti mitu aastat ajaloos tahapoole ja eks siis uurimine annab selle vastuse. Tohiks ma ka kommenteerida. Markuse küsimus oli, et miks ole valitsus tagasi astunud. Et veel korra, et mitte kellegi ei ole süüdistust ega kahtlustust esitatud. Tegemist oli asitõendite kogumisega, väga hästi koostatud anonüümse vihje peale. Ehk et seda ka koguti ja see, kuna kellegi ei ole süüdistust ega kahtlustust esitatud, siis ei ole ka moraalset põhjust kellegi tagasi astuda. Ja ma usun, et menetluse käigus võib-olla selgub nii mõningaidki asjaolusid, et kes siis on see, kes peaks tagasi kuskilt astuma. Aitäh!